Tere tulemast hommikupalvusele. Täna hommikupalvus toimub Kostkla 18 siin Tallinnas Kristiine keskuse lähedalt. Ja miks täna siin olen? Siin on täna toimumas Tallinna vaimulike kohtumine, kus siis Tallinna vaimulikud on kokku tulnud. Ja mis hoone see täpsemalt on? See on selline huvitav mitmekülgne hoone. See kuulub Eesti evangeelsete kristlaste ja baptistide ja koguduste liidule, kus on siin peakontor, ehk siis baptisti kiriku liit on siin. Ja siin on ka siis allikakogudus. Siin on lisaks veel kõrgem usuteaduslik seminar, kus koolitatakse ja kõrgelt haritakse teoloogiliselt siis kristlasi. Nad omandaksid kas bakalaureuse või magistrikraadi. Ja täna on ka natuke teistsugune hommikupalvus. Teie jaoks muidugi suurt erinev ei ole. Aga minu jaoks täna mind ennast ka filmitakse, kuna minust tahetakse teha persooni lugu TV7-sse, siis selle hommikupalvuse minu läbiviimist ka kergelt filmitakse, et seda seal persooni loos siis kasutatakse. TV7 on kristlik meediakanal. Meil on TV7 leht, selline ajaleht, head uudised, mida 2 korda aastas välja annavad. Ja siis ma käin ka neid tavaliselt korjamas, et saaks ka jagada. Väga head ja põnevad lood on. Lisaks on neil, nii nagu Kanal 2, TV3, on neil ka TV7 telekast võimalik vaadata. Ja on ka siuke äpp, TV7 äpp, mis mul endal telefonis on tihedalt kasutuses. Vaatan sealt ise ka sageli erinevaid põnevaid lugusid. Ja on ka YouTube'i kanal neil. Aga siit edasi, jäi vist veel mainimata, mul on täna abiline ka, abiline Ivo Käsk, abikaplan, kes ise on Islandilt ja tema siis täna jagab meile ka vaimulikku sõnumit. Aga ma alguseks nüüd loen ise ka piiblist väikse lõigu, on roomlaste kirjas. Üks selline õpetus kokku võetud viimases salmis, 12. peatükis. Ära lase kurjal võitu saada enese üle, vaid võida sina kuri heaga. See kirjakoht tuletab meile meelde, et me ei laseks oma südamel muutuda kurjaks. Ikka tuleb elus ette, et meile öeldakse halvasti, räägitakse meist halvasti või tehakse meile midagi ülekohut. Et me ei hakkaks sel hetkel kättemaksu plaanima ega laseks kasvada vihkamisel enda sees. Sest muidu hakkab kurjus meie sees edasi levima. On näiteks need hetked, kui me sõidame autoga, võib-olla meil enamus inimesi omab autojuhiluba ja puutub tihti kokku liikluskultuuriga ja tuleb ette, et mõni keerab ette või eirab liiklusreegleid ja mõnikord paratamatult muudetakse liiklust nii, et kas kuskil võetakse ära annateed märk ja peatee muutub siis vanast harjumusest, siis mõned inimesed teevad vigu, kui see liikluskorraldus muutub. Ma isegi tõenäoliselt olen selle ämbri otsa astunud, et pole jälginud ja kellelegi võib-olla kogemata ette keeranud ja ka paremaga reeglid on, mida peab jälgima. Ja me ise tahame, et meile andeks antaks. Nii on meil ka sobilik anda teistele andeks, kui teised kas liikluses või kuskil mujal eksivad meie vastu, kas teadlikult või teadmatult. Aga see tähendab, et me ei laseks vihal enda südant valitseda, kui miski meile kurja teeb või halvasti meil käitub, vaid vastaksime üks asi andestusega või headusega või siis ka palvega. Me palvetaks selle inimese eest. Jumal, sina nägid, mis toimus, palun anna mulle jõudu, anda andeks ja palun õnnista seda inimest. Nii, siit edasi saame minna ja laulda 2 laulu. Esimeseks lauluks olen valinud, ei mäletagi, mis ma sinna esimeseks laulus teile panin, aga laulame Oh kui helde on meie Jeesus. Oh kui helde on meie Jeesus, armust kõige rikkam ta. Teda võime kõigis paigus igal ajal paluda. Oh kui palju kordi saame vaeva tunda asjata.
laul ja laulu lõpp tõi meid palvetama. Me palvest tooks Jumala ette kõik oma asjad. Ja teine laul, Su armu issand imetlen, maailma tuntud laul, väga armas laul. Su armu issand imetlen, ku vaese pääsid sa. Kord olin pime kadunud, nüüd näen ja leitud ma. Sind kartma arm mind õpetas, arm lepitas mind ka. Kui suureks kalliks siis sai arm, kui suutsin uskuda. Nüüd mitmest kohust küüdisest ma läbi läinud siin. Arm kõiges oli abimees ja armid koju viib. Sa Jumal tõotad mulle head, ku lootussõna see. Sa päris osaks ilmiks jääd, mul kuni õhtu käib. Kui taevas aastatuhandeid sul kiitust laulnud ma, siis tean see algus olnud vaid, sind tänan lõpmata. Nii. Ja jäägu see tänu meil südames kestma, nii lõpmata, nagu laulu sõnad olid, püsivaks need jääksid. Aga siit edasi on meil võimalus kuulata, mis Ivo Käsk on meile kokku pannud tänaseks ja jääme kuulama. Tere hommikust. Loodan, et olen ka kuulda. Mina kuulen. Piiblis Uues Testamendis Johannese evangeeliumis on kirjutatud nii. Seadus on ju antud Moosese kaudu, arm ja tõde aga tulnud Jeesuse Kristuse kaudu. Seadus on ju antud Moosese kaudu, arm ja tõde aga tulnud Jeesuse Kristuse kaudu. Selles lauses ei ole vastandumine, vaid selles on kasvav teadmine Jumalast. Kõigepealt andis Jumal oma seaduse, selle kaudu me teame, mis on patt, me teame, mis on ülekohus. Aga Jeesuse Kristuse kaudu ilmutas Jumal ülima selgusega selle, kes ta on. Ja Jumal on armuline. Mis on arm? Arm on ärateenimatu lahkus. Arm on ärateenimatu lahkus. Kui Jeesus Kristus võeti kinni, teda peksti, ta kisti alasti ja ta naelutati ristile, siis ta hüüdis oma isa poole ja ütles, isa, anna neile andeks, sest nad ei tea, mis nad teevad. Ma arvan, et üks raskemaid asju meie inimeste jaoks on osutada ära teenimatut lahkust. Ja võib-olla elus hetki ja ilmselt tabavad need meid kõiki varem või hiljem, kus see on meie jaoks päris võimatu. Kui meie lahkus on tõeliselt ära teenimatu. On olemas neid väikseid hetki, millele Priidu viitas, mis tulevad võib-olla liikluses ette iga päev ja siis on need hetked, kui see on midagi suurt. Ja siis on meil vaja tõeliselt, et Jumal selle meile annaks. Ja sellest räägibki ka meie tänane lugu. 1947. aastal pärast üht jumalateenistust Münchenis Saksamaal jäi naine nimega Corrie ten Boom saali ette seisma. Samal ajal kui inimesed, kes olid koos olnud, lahkusid. Ja Corrie oli just rääkinud andestamisest. Ja siis ta nägi teda. Üks mees tuli läbi rahvahulga tema poole ja hetkega tundis ta mehe ära. See mees oli olnud valvur Ravensbrücki koonduslaagris, kus tema ja ta õde olid vangis ja kus tema õde suri. Mees teda ära ei tundnud. Aga ta teadis, millest naine oli rääkinud. Ta teadis, et see naine oli olnud
Ravensbrückis vang ja ta teadis, et tema ise oli olnud seal samas valvur. Mees naeratas, astus lähemale ja sirutas käe ja ütles, minust on saanud kristlane. Ma tean, et Jumal on mulle andeks andnud, aga ma tahaksin seda ka sinu suust kuulda. Kas sa annad mulle andeks? Sest Corrie oli just rääkinud andestusest. Ja sel hetkel Corrie kirjutab, et muutus kõik, millest oli rääkinud, andestus, arm, Jumala ärateenimatu lahkus, muutus äkki täiesti isiklikuks, väga konkreetseks. Selle hind oli tuntavalt kõrge. Ta lihtsalt seisis. Mees oli sirutanud välja käe, aga tema käsi ei liikunud. Mälestused jooksid tema silme eest läbi, kannatus, alandus, kaotuse valu. Ja hiljem kirjutas ta, et tol hetkel ei tundnud ta mingit soojust ega kaastunnet, ainult külmust ja ühte ausat teadmist, et ta ei suuda. Ta võis rääkida andestamisest, ärateenimatust lahkusest, aga ta ei suutnud seda teha. Ja siis ta palvetas, mitte pikka palvet, lihtsalt Jeesus, ma ei suuda talle andeks anda. Anna mulle oma andestus. Miski ei muutunud kohe. Tunded ei tulnud, emotsioone ei tekkinud, aga ta tegi ühe väikese otsuse. Aeglaselt, peaaegu mehaaniliselt ta tõstis oma käe. Ja kui ta võttis mehe käest kinni, siis juhtus midagi, mitte enne, just selles hetkes. Ta kirjeldab seda kui soojust, mis algas tema õlast ja liikus mööda kätte alla ja nende ühendatud kätesse. Ja ta kuulis ennast ütlemas, ma annan sulle andeks, vend. Mis seal selles hetkes tegelikult juhtus? Ta avastas midagi Jumala kohta. Sageli me võib-olla mõtleme, et usk tähendab seda, et Jumal ütleb meile, mida teha ja meie peame kuidagi suutma seda teha. Püüa rohkem, ole parem, andesta. Corrie ten Boom kirjutab, et see ei olnud see, mida ta seal koges. Seal sai selgeks midagi muud. Kui Jumal kutsub meid millekski, mida meil ei ole, siis ta ei jää kõrvalt vaatama, ta annab selle, mida ta küsib. Sellel hetkel, kui Corries oli valmisolek, andis Jumal selle, mis oli puudu. Armastuse, väe, reaalse andestuse. Võib-olla on siin üks seesama arusaamatus, mida me võime vahel kanda, et vaimulik elu algab siis, kui me saame piisavalt tugevaks, et teha õiget asja. Aga see on vastupidi. Jumal annab meile jõu siis, kui me ausalt ütleme, ma ei suuda. Kus on see koht sinu elus praegu, kus on vaja ärateenimatut lahkust? Jumal on armuline, see tähendab halastav ja andestav ja tema on meie eeskuju. Tema annab meile jõu osutada ärateenimatut lahkust seal, kus see on võimatu. Ja ma soovin seda sulle, endale ja soovin kõigile ilusat päeva. Aitäh, Ivo, selle sõnumi eest, lahkuse ja andestuse eest. Ja nüüd me saame edasi minna ja laulda ühe laulu veel. Olen väike karjane. Ma olen väike karjane, mul loodud laul ja keel, sest laulen nagu looke ja õõmus minu meel, sest laulen nagu looke ja õõmus minu meel. Kui vaatan üles taevasse, siis tuuleb meelde see, et seal üks
Jumala lapseks, siis me saame ka nagu mingis mõttes Jumala tallekesteks, väikesteks tallekesteks. Jumal taevakarjane siis ka hoolitseb meie eest, toetab meid, kaitseb meid. Ma hiljaaegu võtsin 2 lammast. Mul on nüüd ka, olen väike lambapidaja ja ma ka nüüd olen nagu väike karjane, kes karjatab neid 2 väikest lammast. Ja toidan neid, annan vett, nii kuivanud heinapallist kui ka korjan aiast värskevat heina. Ja kui nad mind näevad, siis nad kohe jooksevad minu ligi, et ma meile midagi annaksin. Ja nii on ka väike minu selline loomade puhul karjase töö. Aga siit edasi läheme palvetame ja palume Jeesuse õpetatud palve, meie isa palve. Jääme palvesse. Meie isa, kes oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi. Sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu, nagu taevast, nõnda ka maa peal. Meie igapäevast leiba anna meile täna päev. Anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. Ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast, sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Aamen. Ma annan edasi Jumala õnnistuse. Issand, õnnistagu meid ja hoidku meid. Issand, lasku oma pale paista meie peale ja olgu meile armuline. Issand, tõstku oma pale meie üle ja andku meil oma rahu. Jumala isa, poja ja pühavaimu nimel. Aamen.